Tervist, kallid tennisõbrad! Matšpalli saade läheb juunikuus juba teist korda vist eetrisse. Nagu lubasime eelmises saates, seekord stuudios põnev külaline ja külaliseks on meil Anett Kontaveidi filmi režissöör Kaupo Kruusiauk. Tere! Said kõik tiitlid õigesti, režissöörid, produtsendid kipuvad saates sassi minema. Jaa, kõik on õige. Ja Riho Kallus ka minul. Tere! Abiks ikka ja saatejuht Gunnar Leheste. Aga hakkamegi kohe külalisega pihta, et pikka sissejuhatust ei tee. Kaupo, kas võib öelda kaua tehnud kaunikene selle filmi kohta või kui suurest ajaraamist me räägime? Anett Kontaveidi filmi ideest lõpplahenduseni. Lõpplahendus peaks selguma siis kuskil septembris? Ja praeguse seisuga on siis esilinastus tuleb 24. september see aasta. Aga plaan temast filmi teha tegelikult on mul juba nagu mitu aastat vana, aga jah, nüüd nagu sellise konkreetsema tähiseni või siis kui siis ütleme, oli meil selline esmane võte, oli 2023 kuskil detsember vist, siis ta oli välismaal, seal me kohe kaasas ei olnud, aga põhivõtteperiood on siis jah 2023, et siis on põhimõtteliselt praktiliselt kõigil võistlustel või võib-olla isegi ongi kõigil võistlustel teda saadetud. Et Portugali siis varasem Fed Cup, Billie Jean's Cup, mis on siis naiskonna võistlus ja riikide vaheline võistlus, siis sealt edasi Madridi Open, sealt veel Lager, Marbellas ja siis Rooma Open, Pariis, Wimbledon ja siis veel üks turniir, mis oli siis nii-öelda lõpetatud mängijate turniir peale seda, kui ta oli juba karjääri lõpetanud või profikarjääri siis. Kas idee alge pärineb siis, ma saan aru, teie peast, mitte ei pöördunud Anett teie poole, et oleks minust filmi vaja? No ei, see on ikka jah, minu peast tulenev, et ma arvan, et Aneti ümber on meediat ja kõike nagu piisavalt palju olnud, et see oleks võib-olla natuke kummaline olnud. Kuidas Anett? Vabandust, aga Kaupo, räägi, kuidas see üldse see nagu nii-öelda ärarääkimisprotsess välja nägi või et Aneti nõusse saamise protsess või? No see jah, selles mõttes oli natuke nagu pikaldasem, et alguses saime kokku tema emaga, ta oli just võistlustel, siis oli kohtumine tema endaga, siis oli nii, et tuli info, et ta nagu plaanib lõpetada. Noh, mida me nagu ei tohtinud välja rääkida, aga noh, meie nagu filmi seisukohast oli see mingis mõttes jällegi nagu huvitav, et see film sattus sellisele murrangulisele ajale, et tegelikult teda ei ole väga pikka aega tehtud, aga jah, selles mõttes Aneti enda karjääris kindlasti väga selline pöördeline nagu aeg ja noh, siis sai nagu arutatud, et kui see nagu plaan sobis, et ta nagu lõpetab ja noh, muidu meil algselt oli nagu plaanitud ikkagi teda nagu pikemalt jälgida, et siis läks nagu filmimiseks või noh, ütleme niisuguseks nagu suuremaks filmimiseks. Et selline algne jada oli. Filmi tegema hakates te ei teadnud, et tal on plaan lõpetada? No seal oli, ütleme, vist 1-2 võtet, mida, kui veel ei teadnud seda, jah, et aga siis tuli see info, jah. Aga Anett oli kohe nõus või? Noh, tal oli seal jah, nagu oli sellist nagu kõhklemis selles osas just, et noh, kui oli see otsus nagu, et ta lõpetab, et selles osas oli natuke nagu kõhklemist, sest et noh, võib-olla see algne plaan oli just see, et noh, et teda nagu pikemalt ja kas meil ei olnud ju alguses mingit aimdus sellest, et noh, et see nagu pidi siis nii-öelda meile mõlemal nagu sobima, et see periood jääb nagu suhteliselt lühikeseks ja kuna nagu see sobis, siis see oli nagu okei, noh, ja ma arvan ka, et tegelikult noh, kogu seda maailma nüüd nagu tagantjärgi vaadata, et siis noh, eks ikka nagu sportlast natuke muidugi ju segab ka, eks,
et selles mõttes ma arvan, et see oli nagu hea, et see jäi selliseks nagu suhteliselt kontsentreeritud perioodiks ja noh, kõik vajalik nagu sai filmitud. Kas teil on varem ka spordifilmidega kogemust? Jaa, minu esimene dokumentaalfilm oli siis Maletaja Jaan Eelvestist ja võib-olla nagu selle najalt ma nagu julgesin ka seda nagu ette võtta, et ma ikkagi olin nagu selle spordimaailmaga nagu kursis ja noh, võib-olla ka väga palju just sellest, et mida see nagu võitmine ja kaotamine selles maailmas nagu tähendab, et selle osa on paratamatult see, et sportlase emotsioonid võivad olla noh, väga sellised üles-alla kõikuvad ja noh, sellega peab nagu filmi tegemise juures noh, nagu arvestama, et selle poolega ma olin nagu tuttav, et noh, male küll jah, ei ole nüüd nagu füüsiline sport aga noh, selles mõttes male ja tennis nagu psühholoogilises plaanis on mingis mõttes väga nagu sarnased spordialad, et see noh, oli mulle kindlasti selline nagu hea kogemus ja noh, ka see noh, ikkagi mingisugused rutiinid on seal samad, see hotellides pidevalt viibimine, noh, võitmine, kaotamine, no tennises on see muidugi eriti karm, et noh, males on see, et okei, sul tuleb nagu järgmine mäng seal samal turniiril ja saad parandada ja nii, aga noh, tennises see oli nagu väga huvitav minu jaoks, et noh, kuidas see asi nagu ehitub üles, siis see plaks on nagu läbi, noh, ma loodan, et seda nagu tunnet on selles filmis ka natukene, et noh, selles mõttes väga karm ikkagi. 2023 mul peas ei ole, palju neid turniire oli, mis plaks läbi said? Jah, võis olla küll, et see oli juba tegelikult ju, noh, tegelikult Anett ju mängis kuni, millal ta seal lõpetas täpselt, see oli juba see oli ju suvi, juuli. Jaa, et mõtlengi, et seal enne ega tal ei olnud enam palju seal häid tulemusi ei olnud enam aasta alguses jah, oli natukene peast ei mäleta. Aga ma tahtsin küsida korra seda, et kas see, et miks see valik just nagu langes nagu tennisele ja miks just Anett Kontaveidile või kust teil see huvi just selle tennise vastu tekkinud või on mingi kokkupuude tennisega? No mul väike kokkupuude jah on, et aga noh, ma arvan, et suurem on ikkagi see nagu ikkagi kõigil eestlastele, et on Anetti ja Kaia mänge siin nagu vaadatud ja selles mõttes kaasa elatud, et aga noh, ma olen iseenesest paar kuud käinud ka tennises kunagi väiksena, aga see oli väga humoorikas selles mõttes, et ma olin kuskil 7. klassis ja siis meid pandi seal Hiiul lihtsalt mööda tänavaid jooksma ja noh, muidugi niisuguses vanuses noh, vaatasid, et mis see tennisega seotud on. Kuidas see tennisega seotud on ja ma suhteliselt sellist niisama jooksmist ka vihkan, et siis see muidugi see asi nagu rauges, noh, võib-olla me saime seal vastu seina ka natuke lüüa, aga noh, ütleme niimoodi, et ma mäleta, sest nagu tennise mängust ei mäleta mitte seika ja kõige rohkem on mul eluks ajaks meelde jäänud, et me ühe sõbraga peale trenni läksime sinna Mustamäe suusahüppe tornide juurde ja sellest lühemast tornist sõitsime nagu tagumiku peal nagu alla ja see kiirus, see on mul nagu eluks ajaks nagu tempelmännu. Meil käivad siin tennisel legendid, kes räägivad, et aasta aega alustati vastu seina peksmist. Aga sellist jooksujuttu meil pole varem olnud, jah? Et keegi niimoodi paneks? No, meil vist korral tuli sellest Anettiga ka juttu, siis ta ütles, et ei noh, tänapäeval ikka need asjad enam nii ei ole, et ikka saab midagi seal üle võrguga lüüa. Aga ma tahtsin küsida sellist asja, et kui ühest sportlasest hakatakse dokumentaali tegema, siis kas seal kohe alguses on kohe ka mingi idee taga või idee ongi see, et jälgime alustuseks kõik ja siis vaatame? No ma pean ütlema jah, et seoses selle lõpetamisega kindlasti see idee nagu muutus mingis mõttes, aga loomulikult seal on nagu selles mõttes nagu idee ja noh, mind ikkagi eelkõige nagu huvitab see nagu inimene selles nagu protsessis ja noh, sellises noh, võib-olla ma nüüd siin natuke konstrueerin tagantjärgi ka, aga noh, et see tennisemaailm on niivõrd nagu suletud tegelikult, noh, selles mõttes jah, et me näeme, kuidas mängija tuleb väljakule ja siis nagu ära läheb, aga noh, muud me ju nagu tegelikult ei näe, et eks dokitegijal on kindlasti see nagu ka üks motivaator, et sa pääsed nagu mingisugusele huvitavale maailmale nagu ligi ja saad seda nagu
seda nagu jälgida ja noh, spordis on ikkagi see emotsionaalne pool ja see nagu noh, on ka see, mis noh, on ka filmi mõttes dramaturgiline, et ja noh, siin veel nagu selles aasta sees veel niivõrd nagu suured nagu pöörded, et eks see kõik on nagu see niisugune nagu paeluv. Noh, teine asi on see, et mul oli kuidagi selline tunne endal sisemiselt, et noh, ma vahel teen nagu ise sellist nalja, et noh, et dokki tehakse nagu sotsiaalsetest probleemidest või siis teistest kultuuriinimestest, kes on meie sõbrad. et noh, see muidugi on natuke utreeritud, aga noh, ma nagu tahtsin, et oleks mingi täiesti selline maailm, kuhu noh, nagu naljalt me nagu ei satu ja noh, mingis mõttes ma tahtsin ka tegelikult, et oleks selline nagu positiivne film või noh, et see dok ei tähenda ainult seda, et see on mingi noh, probleem nagu. Et see oli ka nagu mul nagu noh, tolles hetkes nagu võib-olla mu oma mingisuguste teiste filmidega, kust ma nagu tulin nagu noh, siuke nagu oluline aspekt. Mitut riiki te läbisite, kui rahvusvaheline see film on? No tollel aastal jah, ikkagi või eelmine aasta oli seda sõitmist ikka oli palju ja selles mõttes, et no vist 6 riiki kindlasti, Portugal, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Inglismaa, Luksemburg, ja vist on kõik, jah. Et kui tennis iseenesest on kallis spordiala, siis tennisest dokki teha on pea sama kallis, kui te peate korrutama ju tiimiliikmete arvu. Jaa, see on tõesti väga kallis, sellepärast, et noh, see oli mul kohe algusest nagu selge, et me peame elama nagu Anetiga samades hotellides, need ei ole odavad hotellid, et noh, üks asi on see, et ei taha nagu sportlast nagu segada, noh, ma ikkagi suhteliselt nagu detailselt nagu mõtlen selle läbi, noh, kas või see, et noh, et sportlane ei peaks kuhugi alla foeesse tulema, vaid et noh, kui ma sõidan sealt 3. korruselt 5. et äkki me saame mingi tund aega filmida, noh, et siis see nagu, ma loodan, et väga palju ei häiri, eks seda peab mul ka Aneti käest küsima, aga et noh, et sellised detailid nagu loevad palju ja noh, et siis sa oled kuidagi nagu sportlasega ikkagi koos ja noh, samal ajal on tal ka muidugi igati see privaatsus nagu olemas. Et jah, see ja noh, loomulikult igasugune reisimine selles mõttes, me otsime küll selle meeskonna nagu väikse, aga noh, ikkagi selles mõttes ja noh, tennises on ka see, et vaata, et see on niivõrd nagu ootamatu pöördega, et ja vahepeal seal oli näiteks 2 mängu vahe, oli väga pikk näiteks sellist asja ju noh, Torben ma mäletan ütles ka, et pole nagu tükk aega olnud, et niivõrd pikk nagu 2 mängu vahe, et noh, et seal on väga palju selliseid nagu tegureid, mis seda siis nii-öelda eelarvet ka mõjutavad. Kui suur teie tiim oli? No põhiliselt me olime operaatoriga nagu 2, siis oli väga palju tingitud ka sellest, et noh, üldse sinna nagu ligi saada, et üks asi oli see, et me aeg-ajalt noh, ma pean väga tänama Aneti ja tema nagu meeskonda, et ta nagu võimaldas siis noh, nii-öelda neil on sellised nagu eripääsmed, et me saime nagu nendega aeg-ajalt nagu siis olla nagu koos läbi selle ja noh, see tähendas, et seal ei saa nagu väga siuke noh, suur meeskond olla, sest et noh, teine asi on see, et see on nagu sportlasele ka ikkagi nagu koormav, et kui on väga palju inimesi ümber ja noh, ja nii ta oli ja siis noh, Tallinnas jah, oli nagu helirežissöör ka, et siin oli nagu rohkem siis. Ma küsin vahepeal sellise küsimuse ka, et kui te selle tipptennise elu nägite, siis kas oli hea meel või kurb meel, et tennisetreeningud endal katki jäid? No mulle tennis iseenesest nagu väga meeldib, aga noh, eks ma olen ikkagi rohkem selline nagu tugitooli nagu sportlane, et mul on seda juba keeruline nagu öelda, sest et noh, ma ei ole nagu ühtegi tennise nagu võistlusmängu nagu pidanud ja ta on nagu väga põnev nagu selles põnev mäng või noh, põneva ülesehitusega nagu mäng, et seal võib see asi väga nagu ruttu muutuda ja noh, kõik need game'i ja seti servad võivad noh olla, noh tipptennises seal on ikkagi väga paljud mängud lähevad nagu väga sinna, kas lähevad siis sellesse kiiresse lõppmängu või noh,
et et see on kõik nagu huvitav ja noh, see võib-olla see üks-ühele mäng ka, et noh, paarismänguga ma ei ole nii palju kursis, et Anett ise ka seda mängis väga vähe, vähemalt sel perioodil. Et noh, see psühholoogiline moment on seal ikkagi ka nagu väga oluline ja huvitav. No matš on küll maksimum 3 tundi päevast, aga kõik see ülejäänud, mis seal ümber on, see tipptennises glamuurne, võib see mingil hetkel muutuda rutiinseks, igavaks, kuidas filmitegijale nende kuude jooksul tundus? No ma ütleks, et seda glamuuri seal nüüd küll nii väga ei ole, et noh, ma ei tea, saab võib-olla natuke nagu luksima autoga, et viiakse kohale ja nii, aga noh, ma arvan, et see muutub väga ruttu tegelikult selliseks rutiini osaks ja noh, lõpuks on ikkagi nii, et sa oled seal kogu aeg hotellis, siis sa lähed sealt treeningule, siis sa tuled tagasi, siis on võistlus, et noh, ma ei oska nagu öelda, et glamuurne on siis, kui ilmselt noh, ma ei tea, seda ei saa ka glamuurseks mõelda, aga no ütleme jah, et kui sa mingi turniiri võidad või noh, näiteks Anett võitis selle lõpetanud mängijate turniiri, et noh, võib-olla seal korraks on sellist, et siis aga või noh, muidugi kui mingil suurel turniiril on õnnestumine siin VTA võidud, mis Anetil on, aga noh, ma niimoodi kõrvalt, minu pilk oli küll selline, et seda noh, inimesed nagu eeldavad vist, et seda glamuuri on nagu rohkem ikkagi. Mul on kahju, Kaupo, et kaamerad ei olnud siis kohal, kui oli see aeg, kui Anett oli Austraalias 2 nädalat hotellis kinni ja tegelikult nendest momentidest erinevatelt mängijatelt, kuidas nad seal hotellide tubades elasid ja mis elu see oli. See oli 21, eks? See oli 21 jah, et kui nad sealt puuridest lõpuks välja pääsesid, aga ma tahtsin küsida, et ütleme kogu see teekond, kui sa praegu meenutad, et kas mis on sellised võib-olla kohad, mis sind nagu kõige rohkem üllatasid või mida sa nagu ei oodanud, aga mida sa nagu tegelikult nägid sellel perioodil, kui sa seda köögi poolt ka siis nägid? No võib-olla niisugust nagu ühte momenti on nagu keeruline välja tuua, noh võib-olla noh, oli siiski päris huvitav see, et ja noh, see tuleb juba Aneti nagu loomusest, et ikkagi siis, kui see lõpetamise otsus oli ka tehtud, siis ta tegi ikkagi sellisel nagu noh, täie võimsusega nagu neid trenne edasi ja noh, selles mõttes igal juhul tahtis veel nagu head tulemust saada, et noh, see oli nagu selles mõttes minu jaoks nagu kõrvalt vaadates ikkagi noh, päris niisugune nagu märkimisväärne või noh, et see näitas seda nagu tugevat sisu, et ja noh, selle raames jah, siis need trennid ka nagu, et noh, see intensiivsus ja see, mismoodi nad nagu tegid, et noh, ma tahaks, et inimesed tuleks seda nagu vaatama, selle kohta on seal filmis mõni päris hea nagu moment, et ja noh, meil on siin üldse Eestis olnud see tippspordi tegemine siin ka mingites muudes kontekstides nagu jutuks, et noh, midagi ei ole teha, kui sa tahad tipus olla, siis tuleb ka kõvasti trenni teha. Kas, kui keeruline on tipptennises teha filmi nii-öelda logistiliselt, kõik need load, ligipääsud, akrediteeringud, kogu see trall? See on väga keeruline. See on väga keeruline ja noh, ma pean järjekordselt kindlasti tänama Aneti ümbritsevaid inimesi, ma kindlasti tahaks ka Tarmo Sumbergi siin ära mainida, et kõik need inimesed olid väga professionaalsed, kõik nad nagu abistasid, noh, mis otseselt ju nende töö nagu ei olnud, aga noh, selliselt nagu väiksest riigist nagu tulles ja noh, teha niisugust nagu sõltumatut dokumentaalfilmi, et see ilma selleta oleks nagu mõeldamatu, aga jah, et ma seal ikkagi mingite turniiridel istusin seal hotellitoas või kodus ja täitsin mingisuguseid erinevaid vormuleid, siis suhtlesin seal no Prantsusmaal näiteks tema siis nagu välismänedžeriga, kellele ka suur tänu, kes selle Prantsusmaal, kuna ta oli prantslane, väga palju nagu aitas. Jonathan, jah. Et noh, et see on juba kuidagi nagu meelest ära läinud, aga noh, ma mäletan, et operaator käis seal jalutus ringi linna peal ja siis mina lihtsalt päev otsa kirjutasin mingisuguseid formulaare ja täitsin neid lubasid. Ja välismaal tihti digiallkirjast ei piisa?
jah, see võis ka olla jah, kuigi ma nüüd nii otseselt sellist nagu probleemi ei mäletanud, aga jaa, no ja siis jah, Wimbledon oli veel nagu erikeis seal, me saime väga minimaalselt üldse nagu filmida, et seal oli ka nagu selles mõttes, seal olid mingisugused tohutud kindlustustingimused ja asjad, et jaa, see on väga keeruline. Mul meenub, kas see oli Andy Murray, kes ütles, et tema tiim ei saanudki Wimbledonis filmi teha? Oli mingi pressikonverents, kus Netflixi inimesed käisid ringi nii nagu vabad mehed ja siis ta küsis seal, et oot, aga mina, miks ma ei saanud? Võimalik, ma ei tea seda fakti, ma tean seda fakti, et Roger Federer ei saanud väravast sisse, aga et seal ongi keerulisem. No seal on selline huvitav näiteks klausel, et sul peab olema nii-öelda nagu kindlustusgarantii 10 miljonit naela, et noh, mitte see, et sa pead nagu 10 miljonit nagu maksma, aga sa pead nagu garanteerima selles summas, et kui midagi nagu juhtub platsil, noh, ma ei tea, et sa jätad statiivi kuhugi ja mingi inimene näiteks komistab otsa ja kaebab kohtusse viimel, siis nad pöörduvad sinu poole ja sul on selline nagu kindlustus. No selge see, et see Eestis kuskil ei saa sellist, et keegi sulle annab lihtsalt 10 miljonit nagu sellise garantii, aga noh, selge see, et Netflixidel ja nendel on need asjad kõik nagu olemas, et noh, selline see maailm on, aga noh, selge see, et Wimbledon on Wimbledon, et noh, seal ongi teised reeglid. Aga kas see ka kuidagi reeglitega on sätestatud, et kui sinna kaadrisse jääb teine mängija, siis te peate sellelt mängijalt ka saama mingid load, nõusolekud? Ma sellist asja küll ei tea või noh, üldprintsiibis seda nagu ei ole selles mõttes, et see oleks natuke nagu kummaline, ma arvan. Et no selles mõttes, et seal niikuinii nagu kogu aeg nagu filmitakse ja noh, selles mõttes, et see filmimine ei ole seal nagu selles mõttes noh, absoluutselt nagu keelatud. Selle loa annab turniir. No jah, et sul peab see turniiri luba olema, eks, et noh, ma ei usu, et seal nüüd kõigi mängijatega mingisugused kooskõlastusi tehakse. No palju seal filmis üldse teisi mängijaid näeb? No, no natuke ikka näeb selles mõttes jah, et ja noh, selle mõttes selles filmis tuleb ka nagu arhiivi selle, siis kui ta siis, kus ta varem nagu mängis, on sellised plokid ka seal, et ikka natuke on seda ka, jah. Aga noh, fookus on muidugi netil. Kui palju te Netflixi inimestega lävisite? Üksteist nägite kindlasti vähemalt suurturniiridel? No Netflix selles mõttes filmis Anetti ainult Wimbledonis. Midagi nad vist mingite osade raames seal US Openil ka filmida, siis meie veel ei olnud see film üldse nagu alanud. Et jaa, ei, me ikka nagu nägime ja noh, selles mõttes nendel jah olid nagu hästi sellised ulatuslikud ligipääsud ja nii edasi, aga jah, noh, ma ei oska sellest rohkem nagu midagi rääkida, et noh, lihtsalt teine grupp filmis ka, et meil mingisugust nagu lähemat nagu suhtlust selles mõttes ei olnud. Netflixiga see huvitav vahemärkus, et märtsis vist andsid nad teada, et järgmist hooaega enam ei tule. Et kuidagi mulle küll isiklikult läks väga hästi peale, aga tundub, et siis globaalselt ei tasunud kuidagi ära. Ma loodan, et selle bloki, mis nad Wimbledonis filmisid veel ikkagi enne seda Wimbledoni välja panevad, et Anetil peaks ju olema päris keskne koht selles osas. No ma saan ka nii aru, jah. Aga ma ausalt öelda isegi ei teadnud seda, et see nagu ära lõpetatakse, et okei, jah, ei see võiks jah selles mõttes ka, et ma arvan, et see nagu täiendaks hästi. Aga sealt inspiratsiooni võtsite sellest sarjast, Breakpoint? No mitte väga võib-olla, ma ei ole sellise niisuguse Ameerika stiili võib-olla nii suur nagu austaja ja jah, ma ei ole nüüd nii suur nagu fänn võib-olla selles mõttes, et eks igaüks teeb nagu oma moodi. Kus maal te hetkel olete? Kus filmilint siis nii-öelda füüsiliselt asub ja mis sellega hetkel tehakse? Mitu tundi materjali teil on? Oi, seda on nüüd väga keeruline nagu öelda. Noh, ma arvan, et see on kui filmitud 30 päeva, aga noh, muidugi see ei tähenda seda, et me hommikust õhtul nagu filmisime, et Kas sellist hetke ei ole, et kaamera ei käinud, aga pagan selle oleks pidanud peale saama?
jah, ma just tahtsin küsida, et kõik need paremad palad, mis filmist välja jäävad, et kuidas nendega on? No mõned paremad palad võib-olla tulevad sellise eraldi väikeste nagu lõikudena, et ikkagi käis põhimõtteliselt kogu aeg kaamera? No ma praegu ei oska küll nagu öelda, et meil oleks nüüd mingi selline koht olnud, et nüüd pagan oleks nagu tohutult nagu kahetsenud, et aku sai tühjaks või? Ei jah, see me ikka oleme nagu professionaalid selles mõttes, et me nagu endapoolsed nagu riskid katsume alati maksimaalselt nagu elimineerida, loomulikult aku võib ikkagi ka keset võtet, eks ju, tühjaks, aga see on nagu organiseeritud tavaliselt kõik, et ja ei, mul praegu nagu niimoodi nagu ei meenu, võib-olla oli üks koht võib-olla et kus nagu tehniliselt midagi seal oli nagu, kas oli pime või mingisugune nagu selline nagu asi, aga ei, see selles osas jah, ma arvan, et saime kõik kätte. Aga selle küsimuse juurde tulles, et kus te praegu olete? No seis on praegu selline, et montaaž on nagu lõpujärgus, aga siin natukene on ikkagi veel mõtlemist ja nagu sellist nagu lihvimist ja võib veel nagu tulla nagu muutusi ja siis nüüd kohe-kohe ta nagu liigub sellisesse nii-öelda järelproduktsiooni või et ütleme, kus siis nagu ideaalis ei tohiks nagu see pilt väga palju muutuda, aga siis keeratakse värvi, helindatakse, parandatakse mingisuguseid pildivigu, tegeletakse tiitrite, lõputiitrite, see kõik on hästi selline, mitte alati nii tohutult nagu võib-olla loominguline, muidugi siin on selgelt nagu loomingulised osad ka sees, aga väga palju on niisugust nagu ka edasi-tagasi saalimist ja vaatamist ja siis jälle midagi ei sobi ja siis nagu uuesti tegemist. Kas Anett näeb esimest korda filmi esilinastusel või varem? Ei, meil on ikka plaan, et Anett näeb seda korra varem. Kas tal on ka sõnaõigust sealt midagi välja võtta? Meil niisugust nagu otsest sellist nagu kokkulepet ei ole, aga ma tahaks nagu väga loota, et tal ei ole nagu põhjust nüüd midagi seal nagu sellist, et ma ei tea, ei ole siin midagi, ma ei tea, salaja filminud või et ma arvan, et ma loodan, et sellist küsimust ei teki, või mingit arutelu. Millal viimane võte oli siis, mis sai purki üldse? No päris viimane võte oli nüüd meil siin hiljuti Kadrioru tennisekeskuses Tarmo Sumbergiga, et temast on siis ka sees selline väike lõik, sest et tennisemaailm on paraku selline, et sa võid olla väga andekas, väga töökas ja nii edasi, aga see nõuab selles karussellis olla ka nagu raha ja selles mõttes on väga nagu tänuväärne ja ma arvan, et Eesti spordis ka ikkagi selline erakordne, et niivõrd noorele sportlasele siis Tarmo Sumberg siis lõi nagu sellise toetusgrupi oma nagu sõpradest ettevõtjatest ja see võimaldas nagu väga professionaalselt ikkagi Anetil treenida juba suhteliselt väiksest peale. Et see on nagu oluline, ma arvan, või inimestega nagu rääkides ja et see on ka nagu huvitav nagu info, et muidu nagu tundubki, et keegi tulebki lupsti, on maailma teine, et et võttis kotist reketi ja et nii see ei ole nagu selles mõttes, et see on kõvasti nagu tööd tehtud ja võib-olla ma tahaks kindlasti ka rõhutada, et Aneti puhul hästi palju räägitakse sellest töökusest ja sihikindlusest ja ma ütleks ka, et on ikkagi väga andekas selle alal. Ma tahaks nagu seda ka omalt poolt nagu rõhutada, et ilma väga suure andeta minu arust ei ole seal ka midagi teha, sest kogu maailm ma ei tea, võib-olla jah, et jalgpall on veel suurem, aga selles mõttes tennis on seal kohe juures, et see on ikkagi väga märkimisväärne niivõrd kaugele jõuda ja ma tean, et Eesti spordisõber on väga selline nõudlik ja diivanilt vaatab, et ikka et võiks siin ikka kullad ja kõik asjad olla ja kui läheb halvasti, siis me oleme kurjad ja nii edasi, aga võib-olla on niisugust kriitilisust nagu rohkem, ma ütlen seda maailma nagu seespoolt nähes, et sa oled nagu kas või 1 sekund tennise maailmas, maailm on teine, see on nagu ülisuper tulemus, et seal ei ole nagu, sest see on selline karussell, seal on nagu sellised nagu rahad, vahendid, treenerid, et
et noh, see on ülikeeruline seal nii kaugele jõuda. Kes teil tegi intervjuusid? Olid teil üks inimene või selleks või erinevad? Intervjuusid. No, kas või Tarmo Sumbergiga nüüd ka ei, ma ikkagi selles ise? Mõttes, seda ma juhin nagu, noh, okay. Seda poolt ma juhin ikka ise jah, et selles mõttes ta ei ole nagu telesaade või noh, et ta on nagu ikkagi nagu dokfilm, et ma nagu vahel nagu küsin ja kui nagu tegelane räägib, noh, ta ei ole võib-olla nii nagu, mõnes kohas küll muidugi on nagu küsimustele üles ehitatud, aga noh, ta ei ole võib-olla oma nagu tunde poolest selline, et noh, nüüd nagu läks intervjuu käima ja noh, et võib-olla Tarmoga natuke seda poolt nagu on, et sest noh, tema nagu niimoodi eraldi sai palutud ja seal nagu seal kohas, kus siis see mõte tal tekkis ja nii, aga noh, seda ma arvan, kui on nagu vähe seda tunnet. Jaa, mul küsimus võiks sellest tekkida, et väga paljud spordidokid on niimoodi üles ehitatud, et istume maha, räägime ja siis pärast mõtleme, kuidas me katame. Ja võt, jah, see ongi see asi, mida noh, võib-olla ka siin natuke Netflixile viidates, et noh, et mind nagu väga huvitab ikkagi see, et noh, et võimalikult saada sellist materjali, noh, mis on nagu, mis sünnib nagu sinu silme all. Noh, selge see, et nagu meil oli siin juttu nendest ligipääsudest ja kõigest, et noh, et see tennismaailmas ei ole nii lihtne ja siin noh, selles mõttes on ka nii-öelda niisugust nagu intervjuu vormis, et hilisemast natuke nagu rääkimist, aga noh, ma nagu see võti minu jaoks ei tohiks olla selline nagu rääkiva pea intervjuu, et see nagu kuidagi peaks kõige muu keskkonnaga nagu suhestuma ja noh, mida rohkem on ikkagi selliseid hetki, kus me ei sekku, kuigi need hetked, kus me sekkume, on ka vahel nagu toredad, aga noh, minu jaoks on tegelikult seda parem, mina nagu otsin ikkagi üks naturaalset nagu momenti. Ja ma tahtsin küsida, me rääkisime Tarmo Sumbergist, kindlasti Torben Pelts oli korra siin jutuks ja kindlasti Aneti emaga Ülle Milk, aga kas sa saad meile avaldada veel mõned sellised tegelased, kes seal filmis osalevad? No põhimõtteliselt ikkagi suures osas ongi see ring, et ma võib-olla Aniti emast ja tema esimest treenerist Üllest on siin natuke vähe juttu olnud, aga tegelikult on ka temal päris suur roll selles filmis, et meil on jah siin seal selline nagu selline nagu treening või noh, et selle nagu raames, et jah, Torben, Ülle, Tarmo, noh, pildiliselt, mitte niivõrd jutuliselt on ka tema nagu vastasmängija, keda kogu aeg kutsuti hüüdnime järgi George James, äkki see sparringupartner, jah. On ka Tallinna Eestis mänginud ja. Jürgeni vastu ja kes on hästi selline vahva tüüp, et aga noh, ta väga palju seal ei räägi, et ma praegu nagu selle ringiga nagu piirduks, võib-olla ma nüüd siin mingisuguses episoodis kellegi nagu unustan nagu ära, aga noh, ütleme, et see on see nagu tegelaste ring. Kui suurt menu või vastukäja te loodate, arvate selle filmile saavad? No ma ütleks nii, et väga raske nagu selles mõttes prognoosida, selles mõttes, meil oli siin enne saate algust ka juttu, et noh, tänapäeval see vaatamine on selline üha hajusam ja ma väga muidugi loodan selles mõttes, et inimesed tulevad seda filmi nagu kinno vaatama, noh, ma arvan, et seda võiks nagu kinos nagu vaadata, et tennisemängu on ka seal selles mõttes sees, et aga noh, see film on nagu laiem selles mõttes, et see ei ole nagu ainult tennisest, et ma nagu loodan, et tulevad ka inimesed, kes võib-olla igapäevaselt nii palju tennist ei jälgi, aga noh, Aneti tegemistega ikka kuidagi on nagu kursis olnud, et niimoodi jah, üheselt on seda nagu raskem prognoosida, aga loodame parimat, et inimesed tulevad vaatama. Jah, ega nende dokkidega on nii, et kõiki tahaks ju näha. Spordidokkidega samuti, mis kõik tulevad Netflixi, Amazoni, kuhu iganes, aga oleks seda aega. Jah. aga noh, me lubame Rihoga loomulikult selle filmi vaatame ju ära, et kuna me ise oleme siin Anetist ju mitu aastat juba pea igapäevaselt rääkinud, et kuidas siis mitte? No tennise podcasti võib-olla võiks vaadata.
et ja no eks aeg on jah keeruline ressurss, mul on võib-olla filmiinimesena seda nagu keeruline kommenteerida, eks ma ise vaatan kindlasti võib-olla nagu rohkem filme, aga eks ta nii ta on. On teil hetkel paralleelselt veel mõni film käsil? Kindlasti on. Jaa, mul on käsil praegu film coachingust, mis on siis coaching mitte nagu spordi tähenduses, vaid siis selline eneseareng ja nõustamine ja et seal on nagu mitu tegelast ja see ma arvan, tuleb järgmine aasta välja sügisel. Ja siis on, ma režissöörina teen veel, see on küll üsna algusjärgus, aga siin teen Marju Lauristini stokkfilmi. Et need on praegu sellised nagu akuutsed või Aneti film hakkab ikkagi nagu valmis saama, et siis nendega nagu lähen nagu edasi. Filmi levitamisplaanid, kõik need, et kas välismaal ka näidata, et kõik need plaanid on veel tegemisel? No ei jah, siis seal on mingisugust kontaktid ja niimoodi on nagu loodud, et eks me nagu selles osas ka nagu loodame nagu parimat, aga ma arvan, et võib-olla niisugune nagu sihik on selle filmi puhul ikkagi nagu Eesti vaatajale nagu suunatud, et jah, tulge kõik kinno. Riho, millised tennisedokke sulle veel meenub, mida sa oled ise näinud? Oi, eks neid on üksjagu olnud, et ma praegu ei oskagi kohe öelda, et võib-olla viimane Niki Poljetteeri, mis mulle väga meeldis tegelikult, et oligi niimoodi tenniseväljaku peale üks tool pandud ja vanahärra rääkis neid lugusid, see oli väga hästi tehtud dokumentaalfilm. Ja see Netflixi dok treeneritest, seal oli ka üks episood oli Patrikust. Ja. No ma ise veel soovitaksin vaadata sellist mängufilmi kus on tennisemäng, ütles nagu elluastujad, väljakutsujad, vabandust, väljakutsujad, et see oli, võib-olla oli selles mõttes huvitav vaadata, et eks me ka mõtlesime, et kuidas seda nagu tennist nagu huvitavamalt filmida ja niimoodi, et ta ei oleks nagu päris see, mis me nagu teleekraanilt et ülevalt ühe koha pealt. Jah, et eks aeg-ajalt pidime seda ka tegema, aga jah, seal on nagu mängufilm nagu lihtsalt võimaldab igasugu võimalusi olla nii-öelda kaameraga põhimõtteliselt mängu ajal seal nii-öelda mängija kõrval, et see on nagu, ma arvan, et see on mingit pidi nagu huvitav vaatamine või et see on nagu, ma arvan, nagu päris hea film, mis ei ole ka nüüd otsast nagu tennisest, aga tegelased on nagu tennismängijad, et jah, mul tuli see meelde. Borg McEnroe'st oli ka mängufilm. Jah, sa küsid dokumentaalfilm, ja mulle meeldis ka väga kindlasti King Richard oli fantastiliselt hea film, aga see oli ka mängufilm. Et neid filme on olnud, jah. Aga ma arvan, et ärme siis rohkem ette räägi. Võib-olla küll, jah. See on huvitav kinno ka tulla. Kas me selle kuupäeva ütlesime välja, millal plaanis on või me ei taha ära sanuda? Ma arvan, et selle võib praegu ikkagi välja öelda, et esilinastus on 24. september, film ise sealt võib-olla on nagu siis niimoodi laiale publikule kuskil sealt 26-27 nagu kinodes, et jah, aga see on see periood, mida siis tasuks jälgida. Kas te seda ka jälgite, et ei satuks mõne teise Eesti spordidokiga samale kuupäeval näiteks? Paralleelselt on tegemisel, ma tean, et midagi tehakse Eerika Salumäest, midagi tehakse, Kelly Sildaru film juba on väljas, ka sügisel avalikustatakse? Mina praegu saan nii aru, et Kelly Sildaru film tuleb peale nagu meie filmi või seal võib mingi kattuvus nagu tekkida, seda ma ei oska öelda, kas see on halb või jaa, aga ega mingis perioodis peavad need filmid kõik välja tulema ja tavaliselt on see kas kevad või sügis, et päris jõuluks ei saa ka jätta? Siin tänapäeval on juba ei ole need perioodid nii nagu selged, aga suvel 24. detsember on Aneti sünnipäev. Jah, tahaks ikka natuke nagu varem. Aga jääme kindlasti põnevusega ootama, mina olen väga põnevil. Suur tänu! Aitäh saatesse tulemast ja aitäh kuulamast! Suur tänu kutsumast!